Kui me räägime sellisest kahest tehnikast, mis tegelikult läbi aastakümnete on lülisamba kirurgias edu toonud, on kaks kirurgilist tehnikat, mida igapäevaselt kombineeritakse. Juurdepääse implantaate on sadu, aga põhimõtted on ikkagi samad. Lülisamba kirurgias kasutatakse dekomprimeerivaid lõikusi, see tähendab seda, et eemaldatakse seljaaju ja närvijuuri suruvad elemendid, kuid seda tehakse siis niivõrd delikaatselt ja ettevaatlikult, et kõik seljaaju ja närvijuured jäävad terveks. Kui on võimalik säilitada anatoomiline terviklikkus ühes lülisegmendis, siis ei ole vajagi juurde panna ei mingeid implantaate ja põhimõtteliselt tähendab see seda, et närvijuured vabastatakse siis lihaseid eemale minnes või läbi lihaste väikeste tuubuste ja närvijuured siis vabastatakse ja võetakse minimaalselt ära vigastatud disk. Võetakse ära need osad, mis närvijuuri ja seljaaju komprimeerivad. Kui nüüd lülisambal on vaja teha mahukam operatsioon ja saab häiritud lülisamba stabiilsus või on see stabiilsus juba häiritud haigusest enesest, siis kasutatakse täna maailmas väga erinevaid implantaate. Põhimõtteliselt see tähendab seda, et me fikseerime lülisamba kruvide, varraste, konnektoritega. Neid on väga erinevaid igaks haiguseks ja igaks haigusjuhtumiks tuleb valida parim, kui see lülisamba stabiilsus taastatakse nii ees lülikehade vahel kui tagant. Ja selleks asetatakse siia lülide vahele, siin, kus normaalselt on inimesel terved lülivahekettad, sellised spetsiaalsed klotsid või implantaadid. Mõnikord, kui tegemist on raskete traumadega, kasvajatega, põletikega, on vajalik inimesel kas üks või kaks lüli koos diskidega eemaldada ja siis tuleb siia asetada niinimetatud kunstlüli või lülikeha asendusimplantaat. Kui on inimesel tegemist selgroo-kõverustega, siis samamoodi implantaatidega, mis fikseeritakse lülisamba külge ja ettepaanud varrastega spetsiaalseid tehnikaid kasutades, korrigeerime lülisamba asendi ja eesmärgiks taastada lülisamba tasakaal.